Kevin Saar, et 2 suurepärast starti, et esimene stardivõit, väga pikalt olid ees, kuid mis viimasel 2 ringil juhtus? Jaa, stardid olid tõepoolest täna väga head. Seda ma olen siin üritanud mitmeid etappe juba järjest saavutada ja nüüd tundub, et stardid tulid väga hästi välja täna. Ja esimene sõit läks väga sujuvalt, kuni siis 2 ringi enne lõppu alumise ketijuhi lõi kõveraks, ilmselt üks suur kivi raja peal siis, ja see suunas keti maha hammasrataste pealt ja kett jäi siis kinni mootorikarterite vahel, et sealt enam võimalik edasi sõita ei olnud, sest lõhkus siduri ära ja nii ma raja ääres kahjuks olin. Teise stardi ka ilusasti võitsid ja said ka nii-öelda esikoha, aga mis see üldarvestus sul punktides jätab ka praegu? Eks ma peangi siin suurt pilti vaatama, et tänane päev kiiruse mõttes oli super, et ma olen väga rahul oma sõiduga, masin toimis suurepäraselt ja üldarvestus MM-il ma olen endiselt esimene ja ma arvan, et vahe on päris korralik praegu, et selles mõttes punkte ma tegin tagasi, sest põhikonkurent on vigane, teenisin temast siiski rohkem punkte sel etapil ja see on ka minu põhieesmärk siin MM-i arvestust jälgida ja selles mõttes läks hästi. Järgmine etapp on Leedus, et kuidas see rada sulle meeldib, sobib ja kuidas see nagu itaallasele on? Ma ei ole küll seal kunagi käinud, aga eks ma videoid olen siin üritanud vaadata ja tundub päris põnev, et see on uus rada nii korvidele kui ka kvoadidele ja ma väga ootan sinna minekut. Ma arvan, et see masinale on natukene lihtsam kui see rada, et siin tõepoolest neid kive oli väga-väga palju raja peal ja viimaseks sõiduks panime kõige kõrgemad rehvid alla, et kividest siiski kuidagi üle saada. Ja ma arvan, et Leedu rada tuleb ka hea ja loodetavasti on ilm ka sobilik. Hetkel sa oled 48 punktiga ees. See tähendab seda, et sul on vaja veel 12 punkti saada, et kui ta nii-öelda on sul kogu aeg kannul, et sina oled esimene, tema teine, et kui raskeks see läheb ka järgmise 2 etapiga? Ja no arvestades, kuidas ta sel etapil oli, siis see ranna ikka teeb väga liiga ja ma usun, et hetkel, kes 3. on McLaren on iirlane, et tema tuleb itaallasest veel mööda, et ma pean vist teda rohkem jälgima, aga ma arvan, et see on tehtav ja ma pean lihtsalt sõidud lõpetama turvaliselt ja punkte koguma. Aga tänud sulle, edu järgmises võistluses. Suur tänu!